tere, mina olen Eesti Mängur ning praegult me mängime mängu nimega Risk. Kui sa tead mängu Risk, siis ma õnnitlen sind, sa oled ilmselt vanem kui 10. Risk on mäng, kus sa pead vallutama terve maailma või siis teatud piirkonna, võisteldes teiste mängijate või arvutiga. Algselt oli see lauamäng ning see on ikka veel väga populaarne lauamäng, kuid paar aastat tagasi tehti sellest mäng ka arvutisse, mis on täiesti tasuta. Ning mina hakkan siin mängima kaarti, mis on USA-st. Sest iga nädal tuleb 2 tasuta kaarti, need ei jää sul igaveseks, aga saad neid siin ka mängida. Meil on siin Konigsberg, üks vana linn ning siis USA osariigid. Ning seda ma just tahangi mängida. Siin on jah loomulikult, kus sa pead kindluses, tulevad zombid, põhiliselt sama asi, aga lihtsalt maailm, siis on sina oled see üks, no ma ei tea, zombi. Siis on esimese maailmasõja kaart mõlemas siin, tutorialid ning siis veel maailmakaart. Aga teeme siis USA-d. Ma panen siis see, et sa ise valid, kuhu panna. Keskmine tugevus. Ma seda ei hakka panema sinna, et teatud kohad on jäetatud. Tegelikult see oleks küll naljakas, kui see kuhugi läheks. Kaardiboonus jääb samaks, ning need mõlemad on kõik ka samaks. Ning paneme siis 5 poti. Nüüd. Näeme. Igaüks peab oma jupi panema ning siin on mitu asja, mida ma seletan ära. Esimene on kaardid. Kui sa saad 3 kaarti täis, mis on kas kõik üksteisel erinevad või siis täpselt samasugune, siis sa saad teatud boonuse selle eest. Ning sul on võimalik saada ekstra, kui sa omad seda ühe kaardil olevat territooriumit. Näiteks kui mu kaardid oleksid California, Montana ning Florida ja mul näiteks on Florida territoorium enda käes sel hetkel, siis on mul võimalik saada +2 selle eest. Siis järgmine, mis on väga oluline, on kõik need alad. Kui sa saad kõik need alaterritooriumid kätte, siis järgmine käik on sinu kord ning sult ei ole seda vallutatud, siis sa saad kõik selle endale. Kõik need punktid. Ning iga raund saad, kui see ala sul alles on. See on kõik, mis oluline öelda on. Ma arvan, et minu strateegia, kuna see on siin kinni, see on üks väga suur asi, mis kinni oleks. Ma arvan, et ma proovin võtta selle ala kinni, ehk siis Southeast. Mulle väga tüütuks, et saada need 2 kätte, aga see ei ole suur kaitse, sest mul on Oklahoma ka kinni. Et siin on väga ettevaatlik vaja olla, näed, üks juba pani, sest nad panevad tõesti suvakalt, neil ei ole mitte mingit strateegiat. Ma loodan, keegi Florida ei võta, see on üks väga hea koht, kus hoida. Väga hästi. Ning ma tegelikult saaks Texase ka võtta. Juba võttis, no pagan. Okei, ma võtan New Mexico. Okei. Ma saan juba endale panna. Ma siis panen väga palju vendi Floridasse. Ma saaksin võtta need 2 ruut ära. Ma pean panema natuke kaitset Louisianasse ning Arkansasesse vist, et need ära kaitsta. Ning siis on mul territoorium käes tegelikult. Oi, ära ütle, et oranž lihtsalt jätkab seda. Ma ei taha, et kõik minu vennad siin ta jätkab seda. Pagan küll. Selle eriti tüütu ongi siis see, kui arvuti paneb nagu sinu vastusele kogu seda. Ei pannud küll vähe. Okei. Kui ma lihtsalt siukses tempos jätkan, siis ma saan tast jagu. Ma siis panen natuke siia poole ka. Ma ütleksin, et 3 mõlemale on hea. Ma isegi ei jätan Uus-Mehhiko lihtsalt sinna. Texase saab ka juurde, ehk siis sinine. Korras. Kõik ülejäänud Floridasse. Et nagu näha, punane sai juba piirkonna kätte, hea saavutus. Nad sai New Englandi kätte, aga see annab nii vähe. See annab 1 punkt annab see juurde, iga enda käik. Mis on väga nõrk, aga noh, ega 3 ka palju parem ei ole. Loomulikult see iga raund alustad 3-ga ja siis läheb ekstra veel territooriumitega, kui sul neid palju on, aga noh, need alad on lihtsalt siuke väike ekstra. Ja oranž on alla siin piirkonnas väga hästi. Üks lisame siia. Nüüd me jätame sellega üks vahele, aga väga palju on kaardil muutunud, eks ju. Nii et
näed, 5 venda sain, mis on väga hea. Võtame, paneme kõik Floridasse ja hakkame ründama, võtame Gruusiale. Korras, siis Lõuna-Carolina ning siis äkki ma saan põhjana välja või? Sain, väga hästi. Nüüd kui mul see on tehtud, siis ma saan liigutada ühe venna siia ning see on hästi. Ossa, nad on juba väga tugev. Okei, punane on väga tugev. Nad said ka Mid-Atlantiku kätte, mis on 2 tükki. Väga hästi, ma sain 3 ekstra selle eest. Ja nüüd ma panen endale ajutised kaitsed peale, et mind ei rünnataks. Väga hästi. Tegelikult ma isegi jätan selle praegu sinna. Ma panen 3 venda sinna ning 1 ekstra siia. Ning ma ründan siit, sest ma lihtsalt saan siit tasut edasi minna. Ma tegelikult vist saan ka siit, aga see on lihtsalt rohkem kohti, mis puutuvad. Siin puutub praegu ainult 1 koht. Ja ma isegi saan minna Uus-Mehhikoni välja. Väga hästi. Ma olen juba päris suur. Roheline on tugev. Korras. Siit juba hakkavad kaardid tulema. Kui on 3 kaarti täis, siis ma vaatan, mis ma saan tulema. Lükkame liigselt edasi. Oh no. Lükati tagasi. Kuidas punane julgeb? Kuidas punane julgeb? Okei. Ma siis panen siia ühe juurde. Siia ühe juurde. Tegelikult ma ei pane siia, ma ei pane. Ning ma panen siia kõik ülejäänu. Ehk siis ma saaksin neid tagasi lükata jälle. Väga hästi. Nüüd me saame selle käigu ära lõpetada. 3 kaarti. Meil on kõigil 3 kaarti kohe käes. Ning me saame vaadata. Punane! Mis asja? See mäng vihkab mind. Okei. Ma sain... Tead, ma nüüd teen. Ma ei saa isegi tagasi lükata. Ma pean lootma, et oranž mind ei ründu. Ma pean lootma, sest mul ei ole mitte midagi teha seal. Ma ei saa tagasi lükata. Appikene oranž, mul ei ole mitte midagi. Nüüd siin. Okei. Okei. Ma lükkan punased tagasi. Korrast. Nad on kinni siin. See teeb see asja veel hullemaks. Nad lõid appikene. Mind kiusatakse siin. Okei, äkki me suudame veel ennast päästa siin. Me saame endale järjekord palju kaarte ka. Okei, meil on lootus võita see. Nad lükkavad meil lihtsalt nii palju tagasi. Võtame kõik meie vennad, kes meil on. Ma tegelikult saan oranži ära tappa. Kui mul peab, kui mul õnnega peab, ma saan oranžid tagasi lüüa. Okei, YOLO. Aga peaksin saama. See võitlus 9 versus 4 otsustab kõik ära. Käib ka. Me vist oleme ära teinud. Meil on mingi 90% tõenäosus praegult. Yes! 3 kaarti on meie. Okei. Palun. Yes. Palun ütle, et oli ka häid kaarte. Palun. Ei. Okei, tal tegelikult olid head kaardid. Aga probleem on nüüd see, et meil ei ole mitte midagi, nagu jälle mind tagasi lükata. Okei, ma panen siia. Äkki see päästab mind. Ma sain vähemalt ühe venna maha. See oli kõik, mis ma tahtsin. Nüüd ma saan oma kaarte kasutada. Väga hästi, 10 tükki. Ma panen nendest 8 siia ning ülejäänu siia. Et ma saaksin teha niimoodi. Niimoodi. Okei, see on väga halb, aga noh, käib ka. Ning siis ka niimoodi. Korras. Nüüd me saime oma ala tagasi. Ning me enam ei näe nii halb seis olevat. Väga hästi. Väike comeback, mis me meil siin tegime. Ma olin vahepeal 3 alal ja nüüd ma natuke rohkem. Mul jäi see alles. Veel parem. Väga hästi praegu tegelikult. Aga nüüd, kuna ma olen vihane, siis ma võtan... Tegelikult, kas ma saan kaartidega juurde? Ei saa. Sest ma olen vihane. Siis ma panen 2 siia esiteks. Aga üle on 4 ma panen siia. Ning ma ründan seda ala, et nad ei saaks oma ekstra punktesid sellest. Vaatame tegelikult, mis alasid tal veel on. Sest, okei, ma sain sealt tal see 4 maha. See oli väga suur tükk, mis ma temalt võtsin.
aga ta saab ka varsti selle, mis on ekstra 3, mis on väga halb. Ma liigutan siit ühe venna siia. Väga hästi. Okei, võiks kullem olla. Nüüd rünnati, aga noh, kollane on väga ohtlik. Ta ei viitsinud mind rünnata. Okei, nüüd läheb mu salaplaan läheb välja. Okei, väga hästi. Ma nüüd panen, jätan kui palju. Niimoodi umbes. Jep, täpselt nii nagu tahtsin. Nüüd ründan siit siia. Ma jätan nii vähe vende sinna, kui ma saan. Loodan, ma võidan selle, mis ma võitsin. Ning siis ma liigutan kõik need siia. Eks ma juba lihtsalt lootma, et nad ei ründa mind siit. See on kõik, mida ma lootma pean. Nad ei rünnanud. Let's go, okei. Punane on halvas seisus praegult, mis on väga hea minule. Punane on ikka kõige tugevam, neil on ikka kõige rohkem vendi, aga nad on praegult mitme kõige vahel. Ja probleem on see, ma niimoodi tahaks selle kätte seal saada. Aga probleemiks on lihtsalt see, et ma ei saa. Nii lihtne ongi. Ma ei saa sellepärast, sest mul on vaja minna 7 vennast läbi. Ma saaks, neil on 3 kaarti, tegelikult neil on 3 kaarti. See on väärt seda äraandmist seal. See on enestapumissioon põhimõtteliselt, aga noh, ma jätan tegelikult. Ei, ma lähen all in'i. 100%. Yes! Maas! Mervin on vihane. Okei. Mis asja? Okei. Võiks kullem olla. Ma panen, mitte sinna. Ma panen ühe siia. Ning siis ülejäänud kõik siia. Okei, ma ründan siit seda. Ma sain selle endale siit. Ning ma liigutan kõik, nüüd ma liigutan kõik need vennad siit tagasi. Väga hästi. Läheb juba normaalne sees. Väga hästi läheb juba. Me tegelikult oleme praegu viigis punastega. Mis oli see, mida ma saavutada tahtsin. Nüüd vaatame, kas ma saan. Kas ma saan võtta nad maha. Mul on 19 ning juurde veel 7, 26. 26 saab 16 punastada. Nüüd vaatame, kas see töötab. California see sõltub. Jep, lihtne. 28 vastu. Enam vahet pole, kas ma kaotan iga lahingu haletsusväärselt. Ma ikka võidan. Jep. Maas. Neil oli ainult 1 kaart, kuid see oli seda väärt. Nüüd me paneme 3 siia. Me ründame selle 6-ga. Nii, me proovime selle maha, et ei saanud. Okei. Pole paha. Aga ma pean neid ka selle ära takistama, sest muidu nad saavad selle eest nii palju punkte. Okei. Väga hästi. See on väga hea. Nad kindlasti nüüd siit ründavad tagana. Väga hästi. Okei, me oleme seal ilmselt võitnud. Me oleme siit see territooriumit ees. Meil on palju rohkem piirkondi. Ning see kõik ka koos. Okei. Nüüd meil on vaja stabiilset kaitset. Minu plaan on see, et ma jätan selle siia. Ma isegi panen igaks 1-2 inimest juurde. Siia on vaja mul kõva kaitse. 5 tükki näiteks. Siis veel mingi 5 siia, et rünnata. Jep. Ning ülejäänud 5 lähevad siia kaitseks. Väga hästi. Ja ma ründan sellega selle territooriumi siin ära. Ehk siis, noh, see on mingi 5 osariike. Ning kõik ülejäänu, mis mul siin on, ma jätan hoopis siia. Lootes, et nad ei ründa siit ülevalt väga palju. Nad ei rünnadki, ma ei saa aru, miks nad üldse midagi siin ei teinud. Aga me oleme nüüd võitnud selles suhtes. Väga lihtne võit tuleb siit. Siin on ohtlik, aga käib ka. Me ründame nii palju, kui saame. Nii lihtne ongi. Kuigi neil on 4 kaarti, nad saavad kohe 5. Kui me lihtsalt neid piisavalt maha surume, siis me peaksime olema võitnud.
tegelikult, kui me piisavalt targast seda mängime ja meil joppab natuke, ehk siis veab, siis me võib-olla isegi see ei olnud üldse hea. Siis me võib-olla isegi võidame. Ma kahtlen selles, aga... Jess! See oli imeline! Me ilmselt võidame nüüd, sest pooled nende mehed on ühes kohas. Okei, kummalt poolt ma lähen. Oleks loogilisem vist alt minna. Niimoodi. Niimoodi. Jep. Kas nad on väga nõrgad või siis nad on kaotanud? Võtame siis selle. Oi, okei. Nad jäävad ellu. Väga halb. Okei, 12 versus 3. Ning nüüd on nad kõik siin. Okei, nad peaksid olema tegelikult kaotanud. Nad saavad oma kaardid, et nad ei saanud. No väga hästi siis. See oli päris lihtne võit. Me olime kaotuse äärel korraks, aga meil läks hästi. Ning me nüüd lõpuks võitsime. Väga hästi. Aitäh, et te seda videot vaatasite. Ning ma loodan, et teile meeldis. Head aega!